Tere! Kolisime suve puhul Meediasüstiga stuudiost välja, et teieni tuua juunikuu saade. Ükski Meediasüsti saade ei saa üle ega ümber ilmast, ega praegult peab ära mainima, et väljas on üsna tuuline. Üllataval kombel on just järgmise ürituse teemaks Ilm on hukan ja seda just 2 nädalat enne jaani, mil ilm oli veel päris ilus. Siis toimus Kagu-Eesti eelarvamusfestival. Maanteemuuseumis toimuvale eelarvamusfestivalile on kogunenud arvamusliidreid üle Eesti, et arutleda kagueestlastele hinge minevatel teemadel. Töökäst ta läks, võttis selle maha, ta ei saanud aru, miks kuulda, ta maha võttis. Üritusalale olid püsti pandud mitmed teemakohvikud, kus osaleja sai endale just kõige meeldivama valida. Päeva jooksul arutati kokku 12 erineva teema üle, mis puudutasid nii noori kui ka vanasid, linna ja maaelu inimesi. Aga ma arvan, et selleks saaks juba. Tead, see ei olnud isegi valus. Miks see valus? Et kõige põletavam teema siinsetele inimestele paistab olevat Tallinn-Tartu maantee laiendus. Kas see tooks hoopis inimesi linnast maale juurde või viiks neid siit hoopis ära? Noorsootööalane koostööprojekt, millega me oleme ka varasemalt kokku puutunud, on meil teile näidata sel korral liikuma panevat tegevust. See tõi kokku Valgjärve, Kanepi, Kõlleste ja Laheda noored ja seda seikluskasvatuse näol. Siit väike cinematograafiline tagasivaade Lättemaa seikluspargist. Just nimelt siit, kus me hetkel asume, tuleb ka meie järgmine lugu. Mõni aeg tagasi avati siin seesama keskväljak, mida tähistati suurejooneliselt. Ka Kristo käis siin ja küsis inimestelt arvamusi. Mida arvate Põlva uuest keskväljakust? Mulle väga meeldib. Kui siin algul kopp maasse löödi, mõtlesin küll, et milleks sellist jama siia vaja on. Aga täna siin seistes esinedes ja publikut vaadates sain aru, et tegelikult on seda väljakut meile tõesti vaja. Arvan, et täitsa hea asi on valmis saanud, et see plats oli muidu üsna niru plats ja Põlval õiget väljakut ka ei ole. Arvan, et vajalik asi tehti siia sellist keskset kohta nagu varem ei olnud. Väga ilus väljak on ja minu meelest oli seda väljakut meile siia vaja ka, sest keset linna selline mahajäetud plats, kus tegevusi ei saanud teha, siis praegusel hetkel on ta ikkagi väga tore. Mis selle puhul kõige enam meeldib? Et siin on ruumi ja ilus loodus. Siin on tulevikus, ma arvan, ilus haljastus, kui see kõik siin kasvama hakkab ja väga mõnus ja ubane koht saab siin olema. Meeldib see avarus ja tegelikult meeldivad purskkaevud, see nende veevulina ja sellise
kena olemisega, aga tegelikult on ka paar sellist mitte nii väga head märget selle juurde, et väikestel emadel vankritega väga raske liikuda ja kahjuks ei ole ka lastele nii palju liikumisvõimalust mängimise osas väikestele, päris väikestele. Purskkaevud ja puidust ehitised ja päris tore on. Kas plaanite seda ka siin tihedamalt külastama hakata? Kas nüüd tihedalt, aga vahest ikka, ma arvan, on kuhu tulla. Ma arvan küll, et kui ma jälle esialgselt mõtlesin, et ma ei tule siia, et see jääb keskväljakus või ütleme kesklinnas natukene eemale, siis täna sain aru, et tegelikult mulle meeldiks siin olla, oma sõpradega aega veeta. Ma arvan kindlasti, esimene kord tahaks tulla õhtul, tahaks näha, kas need tuled ka siin seda head meeleolu loovad, nagu praegu paistab, et võiks olla tuledes ka väga ilus. Ja selline ta oli. Loodame, et ilmad lähevad paremaks ja näeme juba kuu aja pärast.